tere, kallis Youtube'i kanali tellija, sina, kes sa niisama ka siin ringi luusid ja pole veel tellinud, saad seda teha vabalt nii, nagu sa teed, aga suur austus sulle, kui sa seda kanaliga tellid. Ja täna meil on väga vahva poiss külas. tere, Tiit. Tervitus, tervitus, tšau. Tšau. Ja Tiit Trofimov, ehk siis ma tean, et väga paljud teist mulle ka soovitasid, et ma võtaksin Tiiduga ühendust ja teate, kui lihtne see tegelikult iseenesest oli. Sest otsisin Tiidu andmeid üles, Messengeris kirjutasin ja Tiit kohe reageeris. Ehk siis tõsiselt aitäh sulle, Tiit. väga tänulik samamoodi. Ja see oli selles suhtes nii armas, teate, kui ma natuke luusisin enne Tiidule kirjutamist, et mis päeval ta sündinud on, siis ta on sündinud samasugusel päeval ja kuul nagu minagi, ehk siis 16.03. Ja Tiidu siis edukuse kood on 73912. Ja natuke valgustasingi Tiitu selle edukuse koodi osas, aga Tiit ütles, et tema numeroloogiast eriti ei tea, nii et aga vaatamata sellele, kui me oleme suht sarnase sellise nagu päeva ja kuu osas, siis sinu raamatut lugedes tundsin ma väga ennast ära ja ma olen seda raamatut üsna ammu juba lugenud, siis kui need välja tuli, mitte need, aga üks raamatutest siis. Ja räägi, Tiit, millega sa tegeled? Ma tean, et osad teavad sinust väga palju ja kes on Tiit Trofimov? Et kuidas sa sinna jõudsid, see, millega sa nüüd tegeled ja üleüldse, miks? tere kõigile kõigepealt ja aitäh kutsumast. väga suur tänu siin jälle Aitäh. olla jagamas, sest ma arvan, et see ongi kõige vajalikum, et me jõuaksime oma võib-olla elu hetketöödega rohkemate inimesteni, sest et mina olen küll vähemalt seda märganud ja taibanud, et kui palju see minu elu on kergemaks ja stabiilsemaks teinud, millega ma ise tegelen ja kindlasti sinu töö ka. On. nii et igal juhul on see kasuks igale ühele, kes siin praegu meiega on. ma arvan, et väike killuke kaasa siit ja väike taipamine ja väike miski, mis aitab veel kord või järjekordselt edasi liikuda paremasse kohta siin selles reaalsuses, kus meie praegu oleme. Absoluutselt. Aga kuidas ma siis olen jõudnud selleni, et see ongi kõige huvitavam, et elu on juhtinud, et ei ole nagu, mitte kunagi väga ei ole nagu planeerinud, et nüüd must peab saama keegi või et minu elu eesmärk on see või too või kolmas, et kui ma täna keriks oma aja tagasi ja mõtleks, ma ei tea, ütleme, et kuskil 30 aastat tagasi või 40 aastat, siis ma ei oleks mitte kuidagi kus ma praegu olen, seda kohta suutnud siis nagu välja ennast nagu manifesteerida või mõelda sellele, et ma olen selleks eluaastaks siin, Ja. vaid pigem on see olnud kõik üks suur rännak ja ma arvan, et kõige suurem võib-olla tänulikkus iseenda nagu niisuguse usalduse ees, et ma olen usaldanud kogu aeg neid elu väljakutseid ja suunamisi, ja neid hetki ja läinud kaasa, ei ole liigselt üle mõelnud, et kas see on kasulik, kas mul on seda vaja, miks ma seda teen ja blablabla bla, bla, sinna juurde, vaid kogu aeg olen olnud justkui sellises mõnusas flow's ja tajunud võib-olla tihti ära ja tihti on ka universumi poolt lihtsalt asjad ära lõppenud või mind on rajalt maha võetud, kui see asi on läbi. Mhm. ja kui ma, see on nagu võib-olla just hea koht siin ka, et isegi kui ma ise ei ole saanud aru, et see on läbi, siis on kõvasti märku antud, et see on läbi. saa juba aru, et liigu edasi, see ei ole see missioon. et see on olnud ainult üks vajalik pusletükk su elus, et kasvada, et areneda ja nüüd on aeg edasi liikuda jälle. Mhm. et isegi ei saa täna öelda nüüd kätt südamele pannes, et see, kus ma praegu olen, et see ka lõplik on. et Mhm. ma usaldan ka seda, et ka see on muutumises. vähemalt kogu aeg muutub see vorm kindlasti, et kus see välja viib, ei tea. See on nii. aga täna, jah, Ja, mis sa tahtsid öelda? ma tahtsin nii huvitav on sind kuulata, seepärast et kui ma kuulan sind, siis tegelikult ma ju kuulan praktiliselt iseennast.
sest meil on see Mhm. 16 ja 3 täpselt seesama, et usaldamises, siis kui mingid asjad ära lõpevad, siis nad peavad lõppema ja sa ei tea ise ka tegelikult, nii nagu sa praegu just kinnitasid, mina ka ei tea, kuhu ma nagu edasi lähen, sest kui mulle keegi oleks öelnud 30 aastat tagasi, et ma olen nüüd siin, siis nalja teete või? mul olid hoopis teised prioriteedid siis. Mhm. Ja see on nagu Mhm. nii lahe. Vabandust, ma lihtsalt saad aru, pulbitseb praegu energia sees, kui ma sind kuulan kohe. pane edasi. ja, ja et eks ta on, et noh, tänaseks siis võib-olla siin öeldes juurde, et millega ma siis tänasel päeval tegelen, et tänasel päeval siis ma tegelengi nagu igapäevaselt ka inimestega, et minu siukseks hetkel siukseks kireks on siis aidata inimestel rohkem märgata, et kui nad on elus kuskil kinni või ebamugavas kohas, et mis see neid seal kinni hoiab, tehes seda läbi vestluste, mõnikord ka sellise emotsioonide vabastamise läbi juhitud meditatsioonide, et kuidas inimene saaks paremini kontakti iseenda tunnetega, siis ma teen veel kehatööna ka seda, et inimene jõuaks ka sellesse kehatasandisse, et see taipamine ei jääks kinni ainult mõistuse tasandile. Mm. Et see on nagu see kõige esimene tasand, et üldse aju tasandil aru saada, et miks ma üldse praeguses olukorras olen ja mis oleks lahendus. Aga nüüd see kõige julgem tasand on lubada see kehast ka kõik läbi ja kogeda see tunne ka kehas ära ja hiljuti just lugesin Satguru Karma raamatut ja seal noh, tekkiski see nagu nii suur taipamine, kuidas oli nagu nii selgelt kirja pandud see inimese arenguprotsess, mis siis tavaliselt, kui noh, ikkagi elus antakse igale inimesele, antakse see võimalus ärgata või õigemini igat inimest äratatakse sellel eluteel. Mm. See on kindel, aga nüüd küsimus on, et kas sa ärkad üles või magad edasi. On ju, Ja. et raputusi on igalühel, raputusi siin elus on igalühel või siukseid äratusi, aga tihti magatakse edasi. Mhm. Ja lõputult neid äratamisi sul ei tehta, ühel hetkel ka universum väsib justkui ära, et pole mõtet, et mine siis selle programmiga nagu edasi ja järgmises elus siis anname uued võimalused, selles Ja. elus sa järelikult ei tee seda ärkamist ära, mida sa siis nagu justkui võiks olla tegema tulnud, et muidu sa kehastud ja kehastud ja kehastud ja noh, võib-olla meie nagu niimoodi ei taju seda, aga hing tajub küll, et paned ühte mustrit kogu aeg, eks see niimoodi see põlvkondade muster millegipärast on, et märkad ka, et esivanemad ja vanemad ja kõigil on kogu aeg ühed samad probleemid ja kuidagi ei suuda keegi välja astuda, sest keegi ei võta vastutust Mm. selle eest, et mina ise saan muuta seda, et me ootame kogu aeg, et ma ei tea, et rahaline seis muudaks seda või et inimene, kes me ellu tuleks, muudaks seda või valitsus muudaks või ilus ilm muudaks või ma ei tea, mida kõik on väljapoolt ootuses kogu aeg. Aga mis seesmiselt ei taha keegi kuidagi seda vastutust võtta, et ja see on kõige ebamugavam, seal sa pead ise hakkama reaalselt vastutama enda tunnete eest, mis siis, et on juhtunud, mis siis, et sa oled kogenud palju ebamugavust, aga see ei vii sind kuhugi. Selle kohta on ka ma arvan, et üks hea ütlus, et see annab küll palju tegevust sulle, see annab väga palju tegevust, see ohkimine ja ohvris olemine ja meenutamine seal minevikus ja heietamine, mis võiks tulevikus olla, kui ainult oleks need asjad paremad, annab ülipalju tegevust, täpselt nagu kiiktool. Kui keegi aru ei saa, siis istuge kiiktooli ja vaadake, kui tore on kiikuda, aga edasi te ei jõua. Ühe koha peal kiigute. väga hea, väga hea on ju. mõte. Ja. Ja et see on see ja see Satguru siis nagu tõi selle välja selliselt, et inimeses nagu arenguteel või hinge arengus on siis nagu kolm olulist etappi, et esimene etapp ongi see, kui inimene ärkab üles ja hakkab nägema ja hakkab kogema ja tajuma, et miskit nagu on veel siin selles reaalsuses, et
hakkad tajuma ka seda osa endas, et mina ei olegi päriselt minu keha ja mõtted ja emotsioonid ja kõik muu veel, on ju, et on miski, kes suudab vaadelda seda kõike kõrvalt, et mis see siis on, eks, ja hakkad niisuguseid võib-olla jumalikke kogemusi kogema, mõnikord inimesed kirikus saavad justkui nagu ütlevad, puudutada on ka vaja, kes kus saab nagu üles äratatud, ärgatud ja üsna tihti jäävad inimesed sellesse kinni. Jäävadki sellesse vaimsesse siuksesse, võiks öelda, kuidas õige sõna oleks sinna, et sellesse võib-olla esimesse vormi nagu, et see ärkamisvormi kinni ja siis ka, aga teine nüüd järgmine etapp on kõige olulisem on see, et hakkad emotsioone kogema, sest kui sa juba üles ärkad, siis sa hakkad ka tundma ja hakkad nagu märkama, et mingid tunded on olemas, mida ma ei ole julgenud ennem tunda ja mis tegelikult mõjutavad minu igapäevast mõtlemist, igapäevast käitumist ja veel paljusid muid asju ja nüüd kui sa sellesse etappi nüüd ka sisse sukeldud, sest see on nüüd juba ka nagu sihuke, et üldse teadvustada, et mis tunded minus kinni on ja kui sa selles nagu hästi kohal oled, siis sa hakkad märkama, et needsamad tunded on olnud sinu emal, isal, vanaisal, vanaemal, et see liin on läinud ja kui sul on juba lapsed, siis märkad ka nendes üsna sarnaseid käitumismustrid ja nende elus millegipärast asjad lähevad sarnaselt nagu sinul on läinud, on ju. Ja lähevadki edasi, kui ei võta midagi ette. Nüüd see kõige viimane etapp on see kolmas, kõige olulisem etapp on nüüd hakata neid keha kaudu vastu võtma, nii et sa lubad nad kehast ja kehamälust läbi. Ja see on kõige ebamugavam etapp. See on nüüd see koht, kuhu inimesed ei taha minna ja pigem käiks ja teeks kõike muud, aga mitte jumala ees seda nagu ebamugavat kohta, tööd endaga, et ma päriselt kogen need läbi, sest see on see koht, kus inimese alateadvus hakkab nüüd muutuma, et kui sa kehas lubad läbi, ütleme, võtame näiteks mis iganes kõige ebamugavad, et kas mingid siis kuskil oled kogenud elus kellegi viha ja sinusse on jäänud hästi suur hirm selle viha ees kinni ja siis sa väldid kogu aeg iseenda valimist ja iseenda vastuvõtmist ja mingeid otseteid minemisi, vaid pigem lähed hästi kaarega, et vältida seda konflikti enda sees, on ju, või seda et see tunne ei aktiveeruks jumala eest uuesti minu sees ja valid ka tihti olukordi elus selliseid, et minna ringiga, aga nüüd universum on selline huvitav tegelane, et võiks öelda, et tema ei anna sulle nagu selles mõttes rahu, et see on kõik, siin tulebki mängu tegelikult ka numeroloogia ja koodid ja ma arvan, et kõik, kes on Matrixi filmi näinud kunagi ja nüüd on isegi mingi film, ma ei ole jõudnud ise ära vaadata, aga Jupiteris on olemas täitsa, et kus on tehtud dokumentaalfilm, et kas see Matrixi film oli prohvetlik ettekuulutus või kuidas see võimalik, et see kõik, mis selles filmis oli, see on ju vist 10 aastat vana või rohkem vana, et see nüüd on kõik tänases päevas on see kõik materialiseerunud ja seal jooksevad ka, kui te nagu märkate, et seal ju ka, et kui mingisugune dimensioon sinu silmade jaoks hakkab muutuma, siis selle kaadri taga jooksevad kogu aeg valemid ja numbrid, on ju. Ja nüüd, ja ma arvan, et igas hetkes kõik on valemid, et kõik ka see Einstein ja kõik kõvemad, ütleme, et kõik, kes on olnud kunagi sellised geeniused, kõik on ju mingi avastuseni jõudnud läbi numbrite ja numeroloogia. Kindlasti. Eks, et see lõpuks ongi üks suur
valemite programm, mis on ju tegelikult samamoodi, mida me praegu, mis on nii loogiline minu arust, Mhm. et täna ju arvuti asjad, arvutiprogrammid, ai, kõik on ju numeroloogia, kõik on programm. On kõik kus tehaksegi niimoodi nagu seal taga taustal ja, siin valmis on ja siis ta tuleb nagu siis välja meil hoopis teises pildis. See kaarding ka, ma praegu vaatasin, mis sinu selja taga, mis minul siin on ju. see on ka ju kuidagi mingi programmi sisse söödetud, et ta laseks õige kanga ja õige värvi välja, kõik on süsteem. ja kõik on kuskilt mingi valem on ju lõpuks, ja, et see võib olla inimaiu väga raske algus vastu võtta, sest et noh, me oleme nagu ikkagi õpetatud üsna nagu tugevalt kastis olema või piiratud uskumusega olema, et ja. mul on samamoodi vaata, et noh, hea lihtne näide, et ma käisin siin just neljapäeval kutsuti, oma sõber korraldas ühele näitusele, mis oli siis ühendatud siis luksusautode salongis, salongiga nagu Lamborghini ja Bentley on ju. Mhm, Ja kui ma lähen sinna salongi, siis ma märkasin esimene nagu mõte või tunne või mingi, mis mu kehasse või nagu minu välja tuli, oli see, et oh, et ma ei saa seda lubada. mhm, Et see on liiga kallis, see on liiga luksuslik, see on liiga hea, et see ei ole mulle. mhm, Kohe hakkas selline lugu tulema nagu enda mhm. sees ja siis, kui sa sinna veel istud sinna kallisse ja luksautos sisse, siis tunned, et ah, ei, ma ei ole seda väärt nagu, et hakkab järgmine lugu ja niimoodi need programmid ja niimoodi see järgmise valemi endasse lood, et ja nii saab olema, kui sa selle valemi sees elad, noh, on ja, ju. ja ma tunnen ennast väga hästi ära sinu 16.03-ga, et selles suhtes trigerdab väga hästi, et kogu aeg peab endale Mhm. nagu tõestama, et miks ma seda väärt olen ja siis, kui sa räägidki endale loo, et aga see on mul selleks vaja ja siis nagu usud nõksukeseks seda nagu, et jaa, väga hea, näiteks Merike või Tiit, jaa, ma usun, jaa, see Lamborghini on mulle hea. no mulle üldse sellised uhked autod ei ole nagu minu tass teed, mul on midagi muud, näiteks isegi töövahendiks hea läpakas osta oi-oi, kui palju ikka võitlesin, et ma võtaksin selle nagu ikkagi selle kõige parema töövahendi, tõestasin mehele, oma lastele, kõigile, siis ma mõtlen, et mida ma teen, et saad aru, Mhm. just see, mida sa praegu räägid, et kui palju meil on kõigil neid asju, neid mustreid sees, et me justkui nagu jääme kuhugi mingisuguse asja sisse. aga Mhm. jah, räägi, ma ei saa nagu vait olla, lihtsalt saad aru, sa Ei, tõstad väga kogu aeg õige emotsioone nagu üles. ja, et see ongi hästi hea ja noh, et ongi nagu see puudus teadusega, see on jälle, see on kõik meie mõistuse piiratus, et hästi tihti ka nagu ma ise olen proovinud hästi seda vabaks lasta, sest mõistus kogu aeg ju tuleb vahele ja ütleb, et sa ei saa seda lubada, sul ei ole seda võimalust, sul ei ole seda raha ja siis, et kust see tuleb, siis sa paned ainult oma mõistuse nagu programmid, valemid siia mängu ja ütled, et näed, aga täpselt nagu arvuti ju, jällegi tuleb see loogika siia sisse, et sest et sa ise ei lubagi endale suuremaks kasvada nendel programmidel nagu heas mõttes, et kuule, et aga mine edasi siit nagu, siin on ju võimalik see veel, et ja kust see tuleb, sa ei pea seda teadma. just. Sa ei pea seda teadma, see on nagu, see on jällegi nii raske mõistusel seda nagu lubada. Ma hiljuti tegin just ka nagu teraapiat siin omal ühele ka tuttavale ja kogu aeg räägid talle, aga miks sa mõtled nagu ette, sa ju noh, sa tead ju ise, et sa oled elus seda nii palju kogenud, ütleme kasvõi kunagi olid koolis need eksamid ja mis hinde sa saad ja kuidas see läheb ja siis sa lähed sinna klassiruumi, siis sa saad seda, siis see õpetaja ütleb niimoodi või teadmoodi või kolmandat või on elu mingisuguse eluarmastusega või kui sa alles lähed kurameerima või siis sa täpselt juba genereerid ette, mis kõik juhtuma hakkavad, tegelikult mitte kunagi ei lähe nii. Mitte kunagi, täpselt nii. on ju. Ja see näitabki, tegelikult ju elu peegeldab kogu aeg ja samamoodi on nende rahaasjadega, et meil kohe, nii kui me midagi peame nagu välja käima või nagu lubama endale, siis hakkab kohe see lugu peale, aga kust tagasi tuleb? Kust ja tagasi eile. tuleb? Ei tule ju, sest mu palk on selline, mu töö on selline, mu elus pole kunagi kuskilt tulnud, sest sa ei ole ise lubanud. Just. Ja suurte asjade, mul on mõnikord noh, sellised asjad, et kuidas ma saan tehtud, ma ise tagantjärgi vaatan, ma ei kujuta ette nagu, kui ma lähen sinna mõistusega sisse, siis
mul ei mahugi pähe, kuidas see tehtud sai. jah, aga see sai tehtud, sest ma kogu aeg usaldasin. ma lähen edasi, ma luban kogu aeg, ma luban ennal kanda, ma luban endal sellel elul kanda, ma keerutan kogu aeg neid valemeid nagu selliselt ümber, et ma ei tea, mis see vastus seal lõppvastus on, et ei ole 1 + 1 on 2, on ju, vaid võib-olla see on hoopis midagi muud. jaa. nagu ma räägin ka inimestele alati, et kui sa oled kuskil nagu kinni, siis ma ei tegele sellise nagu teraapia või sellise vormiga, ma lihtsalt vaatan inimeste sünnikaarti ja siis on tihtipeale see, et aga mul on nii, aga mul on nii. ma ütlen, et aga hakka uut lugu endale rääkima, ma räägin kogu aeg endale uut lugu. et selles suhtes, et jah, elu õpetab ju vaata, et jällegi, kui natukene võtta nagu neid sinu asju taga, siis ma mõtlen ka, et elus on tõesti ei tea mingid asjad ära tehtud, et ka kui ma nüüd kasutaksin mõistust tänu sinu näitele, siis ma mõtlen, et nagu päriselt sai see asi nagu tehtud ja vaatad, et oh-oh, et päris mhm, hirmus. aga mõtle, kui sa sellise energiaga ja usaldusega said sellise asjaga hakkama, mida veel kõike on nagu sealpool veel ootamas, nagu see on vapsee mega nagu, kui sa lased nagu piirid valla ja minu meelest see, mida sa ütlesid ka, et nagu lihtsalt usaldada, võib-olla minul ja sinul, kes me oleme sündinud 16.03, praegu seal teisel pool ekraani mõtled, no mis teil muidugi, teil on eriti lihtne. No ei ole, mhm, selles suhtes, et me räägime ju ka mhm. kogu aeg endale mingit uut lugu, usaldame ennast ja lähme, et ma usun, ja, Tiit, kindlasti sina ka oled kukkunud vahest nägu porrisse ja siis jälle pritsid oma või raputad oma põlved puhtad ja mõtled, et ei ole hullu, lähen edasi. et ehk siis tegelikult on ju elu ongi selline, et ta kannab, vahepeal viskab sind poriauku, siis sa jälle tõused ja siis mõtled, okei, aitäh sulle selle eest ja lähed edasi. ja vaata, sest et ega need, mis meie elus juhtub, nüüd jõuame kaarega sinna kõige viimasesse kihti tagasi. jõuame tagasi tunnete kihti, mis kõige suuremaks takistuseks on siis meie süsteemis, on vanad uskumused ja vana mälu. et ei olegi kerge, ma ütlen ausalt, et kui sul on noh, võta kõige lihtsam, kõige levinum asi, kõige-kõige levinum asi, mis siin universumis on, et kui keegi on saanud armastuses haiget, mm. siis ta jääb sinna valusse väga pikaks ajaks kinni ja hakkab rääkima lugu, et ei olegi vaja kedagi, ongi mõnusam üksinda, vähem -hmm. probleeme, vähem trigerdusi, vähem ma ütleks, et kui päris aus olla, siis vähem elu. ja vähem päris elu on ju. Ja samasugused asjad, et kui sa nagu noh, oled ka äriliselt, mina samamoodi kogesin ju kunagi sellist kukkumist, ennem olid siuksed väiksemad või noh, oli suuremaid ka, et mul oli päriselt, et kui ma esimene nagu sihuke kukkumine enne seda veel, mida ma seal oma raamatus lõpuni algus kirjutasin, kus oli ikka nagu juba ärid väga suureks läinud, aga enne seda ei olnud ka mulle häda midagi. ja ma mäletan samamoodi, et kuidas ma oma esimese maja ehitasin, siis ehitasin noh, täiesti niimoodi, et ma ei teadnud ehitusest mitte midagi nagu. aga lihtsalt teadsin, et ma ei tea, kõige esimene asi, hakkasin nagu üks päev korraga võtma. terve see ülihea krunt minu nagu sellel ajal, et mul siis lapsi ei olnud, aga ma nagu nägin ette, et kuule, et see on ju nagu parim krunt, et kus kunagi saaks, lapsed on 100 meetrit on vaja siit kooli minna ja minu mõte oli see, et nagu ma teen oma elu juba tänase otsusega lihtsamaks. mm. -hmm. et ma ei pea taksojuhiks hakkama, kui lapsed kooli lähevad, ja, onju. ja. ehitasin selle nii lähedale ja krunt oli igasugust sodi täis. ainuke, mis ma võtan ühekaupa, kõigepealt on see krunt vaja ära puhastada, telli veoautod ja hakka seda ära viima, seda sodi siit prügimäele, noh, lihtsalt tehtud. lihtsalt alustasin sellest, järgmine etapp, see oli puhas, siis ütled, vaata, et küsi nõu kuskilt ja vaata, mismoodi see mingi auk tuleb kaevata või mingi vundament või arhitekt tuleb leida. ja niimoodi õppisin kogu aeg, ma ei teadnud sellest midagi, aga vaata, kui sa jääks hirmu kinni, siis mõtled, et ei, et no mis ma sellest majast ehitan, ma lähen kindla peale välja, võtan selle ikkagi selle ühetoalise kindlasti endale Mm ja ei -hmm. julgegi kunagi kogeda seda, et noh, loomulikult, et jällegi võib-olla võtsin liiga suurelt ette, tahtsin
oli selline õppetund, et tahtsin korraga kiiresti kõik kohe valmis saada, võtsin ka pangalaenu peale, onju, kartnud mitte midagi, selle ma ka kuidagi skeemitasin nii ära, et ma ei pidanud ühtegi senti oma raha alla panema. et lihtsalt pank andis mulle täissumma, aga noh, maksma pead ikka hakkama, onju. jah. ja siis läksid ärid hästi ja ühel päeval hakkas kokku kuivama ja siis hakkas natuke paanika ja hirm ja ebamugavus tekkima, et oo vau, et aju suutis genereerida selliselt, et see jääbki nii, Mhm. see jääbki nüüd elu lõpuni. See tunne, mis praegu on, et hetkel ei ole äris asjad hästi, on elu lõpuni nüüd selline tunne ja see tekitas tohutu ebamugavuse, paanika ja hirmu ja hakkasid rabelema kohe nagu selle asemel, et oleks siis olnud internet nagu praegu sellel ajal veel ei olnud, telefone, jah. internet ei olnud võimalik käia kuskil, terve internet on täna täis väga head materjali, kust abi saada ja vähemalt mingigi niidiot saada. Polnud mitte midagi. Mhm. Ainuke, kus oli, et oli noh, minu jaoks oli ainuke koht, kus ma too hetk oskasin minna, oli Kirna mõis nagu. isa viis nagu, ütles, et kuule, lähme Kirna mõisa, istud seal maha oma nende asjadega ja oleme päeva seal ja vaatame, mis siis veel see endine Kirna mõisa perenaine, kes oli selle Kirna mõisa hoidis, oli veel elus ja tema siis natuke vestles ja tegeles minuga ja hakkas parem. Mhm. aga ega ikkagi, ikkagi olin nagu, ikkagi jäin hirmudesse kinni ja proovisin ruttu paaniliselt kõigest lahti saada ja vabaneda ja andsin selle maja siis ära, nii et sain selleks hetkeks asjad korda, sain edasi liikuda, läks 2 aastat mööda, tegelesin uuesti kinnisvaraga ja nagu 100 korda suuremate summadega ja rohkem raha kui 2 aastat tagasi. ma ei oleks elu sees julgenud mõelda, sest mina arvasin, maailma lõpp ongi käes, et nüüd ma jäängi sinna kinni ja ikkagi pean sinna ühetoalisse minema elama Mhm. ja jään sinna siis istuma, eks, aga vähemalt turvaline on. ja, ei pea midagi tegema, vaata. Just, aga see ei aga ole ikkagi sinu loomuses, et sa jääd passima. ja selles osas ja nii kui sa nagu teed iseenda energiat lahti, nii hakkavad uued valemid, uued programmid, võiks öelda, või nagu jooksma sinu Mhm. Matrixis onju. Mhm. ja hakkas mingit infot tulema nagu täielikku mingit infot sisse jooksma, siis ma juba jälle leidsin teise võimaluse, lihtsalt tuli, hakkasin korraks, nii kui ma lubasin selle tunde enda kehasse, et jah, ma soovin endale uuesti seda kogemust, et suuremat elamispinda ja luua pere, kellel oleks siis võimalus suuremas kohas elada ja mõnusamalt elada, onju. kohe hakkas tulema, kohe tuli kuulutus, kohe leidsin võimaluse, võtsin kinni, sain laenud, kõik asjad ja jälle täielik nagu minek oli sees, eks. Mhm. ja siis, aga noh, eks see selle taustal nüüd ma võin öelda, et jällegi, et esimest kogemust arvestades ma ei teinud tegelikult sisemist arengut ära. ma panin sama määrde alla, samad suusad alla tuld. ja läksin uuesti rajale. ja tegelikult selline sisemine areng, et nende kogemuste tegelik läbitöötlemine, mõistmine, et mis tunnet mulle tegelikult selle elu situatsiooniga peegeldama tuldi. et universum ju tegelikult näitab, et arene, arene, arene kogu aeg, tee see tunne läbi, et tee see hirm oma kehas läbi, et ma mingil määral tegin, aga ma ei teinud seda süvitsi läbi ja mul jäi see ikkagi endiselt sisse. aga mis nüüd tekib, ta mitmekordistub su sees No, ja. ja lähed uuele ringile ja järgmine kord on kordi valusam see kukkumine, sest sa esimesest korrast ei õppinud mitte midagi nagu. väga ja lohutav. nii kaua, on ju, Ja. no aga see on nii, et me ei pääse keegi enda varju eest minema, see on fakt nagu. ja sa võid selle nagu enda jaoks ilusti kinni mätsida, maha suruda või iseendale eitada seda, et see on tehtud ja tegelikult paned endale mõnusa polstri ümber ja tegelikult tajud küll, et need on su õrnad kohad, aga sa ei taha kunagi sinna vaadata, see uks on kinni, sinna tuppa me ei lähe, mis siis, et meil on 3-toaline, aga elame 2 toas Ja, ma ja, ei kasuta saan seda aru. kolmanda toa perspektiivi, me lihtsalt ei kasuta, sellepärast et seal on
kõik prügi, on ju. jah. et siis sa saad järgmise kogemuse ja oligi nii, noh, läks 10 aastat möödas, umbes niimoodi, olin ikkagi väga nagu hoopis uues kohas äriliselt ja kõik nagu finantsiliselt, aga enesearenguliselt ei olnud küll väga kuhugi, ego oli kasvanud kõvasti, sest kui sul tuleb raha, siis sul tuleb ju korralikult, kõik hakkavad sind justkui mingiks Kuningaks iidoliks pidama. pidama ja kuningaks pidama, et noh, tal on ja tema teeb ja tema blablabla bla, bla, aga lõpuks siis, kui see asi kokku kukub, siis oled üksi ja siis muutub teistpidiseks, siis kõik panevad näpud sinu poole, et naeravad, ütlevad, näe, parast talle, Mhm. on ju. et ja keegi ei tule appi Tean ja seda siis tunnet. mõtled, on ju, mõtled, et kuidas sellest nüüd välja saada, et noh, see on nagu nii hull seis ja saadki aru, et kuidas meie tegelikult sisemaailmas, et kui see kokku kukub, siis sul ei ole vahet, et istud seal $1 000 sisustusega WC-s või istud kuivkäimlas kuskil maal, on ju. tunne on seal istudes Üks. üks ja sama, Mhm. üks ja sama. et sul võib olla nagu nii ilus kõik ümbritsev keskkond, aga kui sul sisemine tunne on sant, siis ei ole vahet. Ei ole vahet, on sul ilusad autod, ilus maja, äge pere ja seda ma kuulen aina rohkem ja rohkem viimasel ajal, kui palju tuttavaid valivad lahkumise, sest nad ei pea vastu selle sisepinge alla. Mhm. Neil on nagu väliselt kõik inimesed hoiavad peast kinni ja mõtlevad, et ebareaalne, sest tal olid ju kõik olemas, tal oli nagu toetav pere, tal oli nagu väliselt nagu kõik ju elamine ja toredad lapsed ja tore naine ja näiteks ma räägin just meeste perspektiivist, mida väga tihti praegu viimasel ajal juhtub, aga otsustavad lahkuda Mhm. ise oma käe läbi. Ja see on kurb ja tihti mitte ainult oma käe peale, vaid ka haiguste läbi, sest noh, ma nüüd olen selle pika 16-aastase teekonna jooksul jõudnud nii tugevalt selleni, et see kõik see emotsionaalne seisund meie sees tekitab keemilist protsessi meie kehas, et iga emotsioon tekitab esiteks gaase ja gaasid tekitavad pinget su kehas, on ju. ja ta tekitab ka happelist keskkonda sinu sees ja happeline keskkond muutub nii-öelda selliseks käärivaks pinnaseks sinu organismis, kus siis igagi võib-olla mingi organ või kui ta sinna käärivasse keskkonda satub, siis seal tal hakkab nagu käärimisprotsess pihta kohe, on ju, mis siis Mhm. lõpuks viib siis selleni, et keeruliste haigusteni organid hakkavad üles ütlema, organism hakkab üles ütlema, vähikolded tekivad. vähirakud on meis kõigis olemas, ega nad ei ole nagu, ega nad ei ilmu kuskilt, nad on olemas kogu aeg meie kehas. ja see küsimus on, mis pinnase me sinna, millise nagu pinnase me talle loome, et kas me loome selleks ülisoodsa, et ta paljunege nüüd või lihtsalt hoiame me nad tasakaalus, kui me elame tasakaalukat elu no.. Mhm. et see on nagu see, milleni ma ise jõudnud olen ja just see, ma märkan, et mida vanemaks me saame, seda enam hakkab see kõik see, nagu võikski öelda, see suur universumi trigger nagu märku andma endast ja seda rohkem ta nagu käivitub igasuguste pisikeste asjade peale ja sa märkad, et mingid lood lähevad aina võimsamaks peas ja me ei saa neist lahti, sest see lugu ei ole mitte midagi muud kui üks tunne, mis seda lugu tekitab. Mhm. ja nüüd, kui sa seda tunnet ära ei nagu tervenda või sa ei ela seda kehaliselt läbi ja ma ei saa nagu kunagi anda garantiid, et nüüd see, et sa selle tundega nüüd, kui sa teed ära, et sul nüüd on lõpp sellega, selle looga, et alati ei ole, mõnikord on, väga tihti ongi lõpp ja sa ei mäleta enam. Kõige huvitavam on inimesed, kes on väga pikalt rääkinud kogu aeg oma peas mingit lugu ja kõikidele väljapoole inimestele ka, et mõnda inimest võid 10 aastat mitte olnud näinud nagu ja sa saad temaga kokku ja sul tuleb déjà vu, et täpselt 10 aastat tagasi
kokkusaamise esimesest momendist alates ta hakkas sedasama lugu rääkima Mhm. ja ta räägib ikka veel seda lugu. Miks ta elu on metsas? Sest et sellel ajal tekkis seal selline situatsioon ja ma elaks küll, kui seda situatsiooni ei oleks juhtunud. aga Mhm. näed, vot juhtus ja ei saa elada enam. Mhm. see On on, ju? ja, Ja mis ja. sa ütle Ja see, mis ma sa. tahan ütelda siin seda, et kui mina näiteks saaksin veel teada, et mis päeval ta on sündinud, kuul ja aastal, siis ma vaataksin seda koodi ja kui näiteks noh, ma võin ütelda siin väga paljud, kes on jälginud, siis sellised inimesed, kes on 4. päeval sündinud või 13, 22 või siis, mis seal teine on, 31. sellised kipuvad väga palju nagu jääma kinni, nendel on natukene raskem nagu välja tulla nendest asjadest ja see on tõsiselt huvitav kui sa ütlesid déjà vu tunne, siis pigem on see, et tõesti mõne inimesega saad kokku või kui ta võtab või kirjutab sulle Messengeri, siis sa mõtled, et okei, vaatame. Ja siis, kui ta räägib sedasama linti nagu, siis sa mõtled, et täitsa pekkis, tahaks nii aidata. aga sa ei saa aidata, kui tema ei ole valmis nagu abi vastu võtma ja kui ta mitte vastu võtma, aga ta pole ju seest nagu veel valmis üldse endaga nagu protsessi alustamagi. et, Mhm. No eks see aga. on inimloomuses ka, vaata, see on, noh, ma täiega mõistan seda kohta. Noh, see on täpselt sama, et kui iga kord, kui ma pean minema mingit meditatsiooni tegema, näiteks ka võtame kasvõi aktiivmeditatsioonid, et üks võib-olla mind väga palju aidanud meditatsioon on olnud Osho meditatsioonidest dünaamiline meditatsioon, on ju, mis on nagu ebamugav inimestele, mis on nagu iga kord, kui sa hakkad seda meditatsiooni tegema, on selline tunne, et nagu ma peaks minema külma vette ja ma tean, et see on nii ebamugav hommikuti Mm, nagu minna kuskile külma vette või külma duši alla või nagu, aga ma teen selle otsuse, ma tean, et see on ebamugav. ma tean, et see aeg, kui ma seal pean olema, see on ebamugav, aga mida ta õpetab sellest läbi minema, õpetab lõdvestuma. ja kui ma mõtlen, et oi, see on nii pikk, et näiteks see meditatsioon, et see on tund aega, keskendun sellele, noh, siis ilmselgelt mul tekibki nagu vastupanu ja mul tekib nagu selline tunne, et ma ei taha seda teha ja tihti ma ei teegi seda. aga kui ma võtan lihtsalt, et okei, ma tean, et see on ebamugav, ma keskendun praegu ainult sellele esimesele osale, selle 10 minutile ja rohkem ei mõtle, ülejäänud hakkab kandma, mhm, ülejäänud hakkab kandma või see ka, et kui ma sinna välja lähen külma vette, et ma lähen sinna külma vee äärde ja järgmine põstan jalad sisse, järgmine lähen sinna, võtan ühe sammu korraga ja ma ei mõtle selle, et kui kaua ma olen, miks, noh, mida iganes seal edasi, see lugu, vaid lihtsalt teen otsuse ära, et ma teen selle ära mhm. ja aga katsun. jah, räägi, ei, räägi. lihtsalt, et see lõdvestus, et mis ma nüüd nagu kogu selle jutu taustaks, et mida me peame õppima, õppima lõdvestuma, et see ongi see kõige suurem õppetund ja märkama, et see ebamugavus on siin praegu meie reaalsuses. et nüüd, kuidas selles reaalsuses kõigepealt märgata, et mis programmid tööle hakkavad, et see on üks kõige olulisem märkamisi üldse, et spirituaalne ärkamine on see, et sa hakkad märkama ja sa hakkad iseennast vaatlema, mis toimub praegu, mis toimub, mida su aju räägib, mida su keha teeb ja mida sa otsustad. ja sellest hetkest, kui sa neid märkamisi hakkad nagu teadvustama ja siis vastavalt sellele saad aru, et ahah, see kaitseb seda situatsiooni, see kaitseb seda, et ma lähen siit läbi ja kirjutan selle maatriksi ümber. ja sellega sa õpid tegelikult läbi selliste praktikate, õpid sa ka igapäeva tegemistes ja juhtumistes lõdvestuma ja kui sa lõdvestud, siis hakkavad programmid muutuma, mul siis on hakkavad programmid muutuma.
mul on isegi küsimus praegu, tead, no õigemini mul on siin kogu aeg jookseb ikka 100 asja mu peas, aga ma proovin kogu aeg nagu millal sa hinge tõmbad, et ma saaks kohe vahele hüpata. aga see Küsi, jutt, küsi, jaa. ja see jutt on nagu mega huvitav. ma tahtsingi natukene puudutada seda momenti, vaata, kui sa rääkisid seda oma eelmist, noh, ütleme peaaegu et nagu eelmine elu on ju, kus sa siis heitsid seal maja ja siis veel suuremad protsessid on ju, mis sul seal kõik käisid. aga sa oled nüüd siin, kus sa praegu oled. Mis asi on sinu elus käinud selline mingi, noh, mingi asi, no sa ütlesid, mainisid ära küll vanus, eks ju, et vanusega me muutume. aga kas oli, no ma mõtlen, et mina näiteks ka see, kus ma praegu olen, siis ma nagu küllastusin mingi hetk, mul hakkas mingi aeg nagu täiesti nagu, ma sain aru, et see pole kõik see nagu, kus ma praegu olen, ma pean hoopis midagi muud tegema ja ütleme jällegi, mina usaldan ka hästi palju universumit, mind juhatati läbi nõksu astroloogiat nuusutasin ja siis lõpuks numeroloogiasse, kui ma seal lõpuks sain aru, et appi, aga minu elumissioon on hoopis midagi muud kui see, mida ma olen praegu 45 aastat raiunud. Et aga mis sinul on nagu toimunud elus, et sa oled sinna selle meditatsiooni juurde jõudnud, sest see on väga huvitav maailm. Sealt nagu järgmine küsimus, ma küsin selle ka jutti ära, siis saad pikemalt vastata, et kuidas sa neid meditatsioone ka viid läbi, et kas on näiteks inimestel võimalik ka kuidagi online'is seda saada või kuskil kohapeal, sest ma olen näinud neid erinevaid videoklippe, kus sa seal tegeled meestega, kuskil mingid retriidid, ma ei tea, võib-olla ka naistega, et ka see lugu on nii huvitav, seepärast et kõik need tehnikad, mida me siin, meid on palju, kes me aitame inimesi, need kõik asjad on nagu vajalikud selleks, et nagu see pall kokku saada. Et see on nagu Jaa. ülioluline asi, sest mina näiteks saan aru, mina 16.3 peaksin ka mediteerima, see on mul kohe sisse kirjutatud erinevas numbris. mina ma ei tee, ma ei mediteeri. nagu, et minul kohe nagu trigerdas ära, et no vot sa ütled ma pean juba ammu olema seal kuskil sinuga koos mediteerima ja just seda, et läbi töötama neid oma kehaprotsesse. et ma olen üks inimene, kes vahest paneb ka kolmanda toa ukse kinni. aga ma tean, kuidas ma sealt läbi saan. nii, ma annan mikrofoni sulle. Jaa, vaata see, noh, miks mina üldse jõudsin selleni, et ma jõudsingi siis nii, et 2009 siis kulmineerus minu nagu mm, siis nagu töö ja kõik see, mis ma olin loonud selleks hetkeks, sellise suure krahhina, et ma olin täielikult 100% selleks ajaks kolinud ennast kinnisvarasse ja mulle meeldis tegelikult, noh, jällegi, et mulle meeldib luua, mulle Mhm, meeldib luua asju sellest nullprotsessist lõpp-protsessini välja, teha niimoodi, et see oleks silmale ilus, et ma ei hoia kunagi nagu kokku, et vahet ei ole, et ma ei tee siin korralikult, sellepärast et see nagunii läheb müügiks ja see ei ole minu oma, et ma ei saa kunagi nii asju teha. mhm, sellepärast, et see tuleb ringiga kõik tagasi nagunii, on ju, see on mhm, universumi seadus, et see on jälle jällegi tekib kuskilt mingi puudusteadus, et ma pigem siis küsingi, väärtustan ennast ja küsin selle võrra nagu ka seda hinda ja ei mõtle sellele, et ei ole ostjaid, vaid alati on olemas, kes oskavad hinnata, kes väärtustavad, et me näeme, et siin on teistmoodi tehtud, me näeme, et siin ei ole kokku hoitud, et me näeme, et siin on kasutatud korralikke materjale ja läbimõeldud asju tehtud ja visuaalne pilt on ilus, on ju, et see on nagu kõige olulisem minu jaoks. jah, aga, aga noh, eks see oli, et ega ma ju samamoodi, et noh, mida me täna samamoodi, ma märkan hästi palju seda ikkagi seda mustrit, et endiselt veel mul on see nii tugevalt sees, ma arvan, see on igal inimesel sees, et kui ma veel selle asja ära teen, et siis tuleb see nagu õnn ja rõõm hoovi ja siis hakkab nagu see hea elu pihta ja et me, kui vähe me tegelikult naudime seda hetke, mis on olemas nagu, on ju. mhm, mina samamoodi ikka väga tihti veel endiselt märkan seda kohta, et miks mitte juba nautida mhm, juba praeguses hetkes, sest et mul ei ole nüüd tulnud küll välja, aga mul kohe-kohe esmaspäeval, teisipäeval tuleb ka üks podcast, ma hiljuti tegin Aleksis Varnumiga mhm. ka ühe podcast'i ja tema üks väga hea lause, mis mulle kohe kirjutasin üles endale. ta ütles, et minul on, sest mina olen. Aa, jaa, minul on, sest mina olen väga hetkes, võimas. sellepärast ja nii kui sa oled hetkes, siis sa hakkad märkama, mul on ju olemas.
Mhm. mul on ju olemas kõik, et okei, ma saan aru, et võiks see ja see ja see ja see. Ja siis sa jooksedki nende järgi kogu aeg ja mina samamoodi jooksin selle järgi, et no vot ja mõtlesin, et kui ma saan nüüd sellise summa raha, siis ma hakkan elama ja siis ma hakkan puhkama ja siis saab minust noor pensionär ja nii edasi, aga ma olen üsna kindel täna, et nii kui ma oleks siis vajunud vaikusesse ja rahusse, siis hakkab ju organism ja sinu süsteem näitama sulle tegelikult, mis sinu sees toimub, sest sa lõdvestud korraks, sest sul pole ennem aega olnud isegi lõdvestuda ja vaadelda, mis toimub su sees. Mhm. ja kui sa ja siis, miks seda just peatumist kõik kardavad nii väga, sest siis sa pead kohtuma iseendaga. Jaa. Ja nüüd, kas targem oleks nagu ise neid kohtumismomente võtta ja nüüd me jõuame siia meditatsioonini, on ju, et ega meditatsioon, see sõna ise hirmutab inimesed ära ja tihti arvatakse, et no ma pean ikka kuskile Tiibetisse minema või Taisse munkade juurde selleks, et õppida mediteerima. Täiesti jama. Mhm. Tegelikult sa pead õppima aega maha võtma ja korraks peatuma ja istuma ja märkama, mis su süsteemis toimub nagu. Ja mõne jaoks ongi see meditatsioon jalutuskäik metsas, mõne jaoks lihtsalt vee ääres istumine, mõne jaoks lihtsalt kaminatule vaatamine ja tunnetamine, mida ma praegu kehas tunnen, on ju, ja et tihti inimesed näevadki, et minul tihti joogatundides, in-jooga on üks suuremaid ka võib-olla selliseid õpetajaid olnud, mis õpetanud mulle seda kohale jäämist ebamugavuses ja vaatlemist, et mis toimub nagu, miks sa pinget hoiad, et valus on su sellepärast, et sa protestid kehaga. Mhm. Ei Mhm. luba kehal lõdvestuda, sellepärast on valus sul. Nüüd kõik, kes meid kuulavad praegu, kui te tunnete, et kehas annab tunda ja keha on jäigaks jäänud ja keha on valusaks jäänud ja siis teadki, et valu ja keha ei ole mitte midagi muud kui pinge teie sees. ja pinge tuleneb sellest, et sa soovid kontrollida, sa soovid elu kontrollida ja tundeid kontrollida. nii lihtne väga, see ongi. väga hästi. lihtsalt tead, mis, Tiit, ma pean nüüd sulle päriselt ütlema, ma unustasin ära üldse ma unustasin ära, et me oleme Youtube'i kanalil praegu ja räägime inimestega juttu. ma lihtsalt täiega nagu lummatult kuulan kogu seda lugu. et loomulikult, ma ütlen praegu täitsa avalikult, ilma nagu häbenemata, ma oleks võinud ütelda, et jaa, teate, kallikesed, kommenteerige. aga ma praegu lihtsalt kuulan ja kuulan sind ja ma mõtlen, et ikkagi seda, et needsamad, need jooga, meditatsioonid, ma mäletan ka, mul poeg õpetas siin ka kodus ja olime täitsa põrandal ja pidime hakkama kahekesi siis mediteerima ja siis üks koer tuli ja teine koer tuli ja siis mul poeg ütleb, emme, niimoodi ei saa ikka, nii ei saa, sa pead rahulikult lõdvestuma. ja siis ma ütlesin, et okei, paneme koerad nagu ukse taha, siis üks koer kraabib seal, teine koer kraabib, siis Robbie ütles ka, et ei, niimoodi see asi ei mängi välja, sa ei oska lõdvestuda. noh, saad aru, et see kõik, mida sa räägidki, et see, et justkui ma nagu vägisi tahan ütelda, et me oleme nagu need nõukogude inimesed, tead, nagu plaanitäitjad. meil peab kogu aeg olema nagu midagi nagu teoksil, et siis sa nagu tunned, et siis sa oled nagu olemas. et ma ka tihtipeale käin metsas jalutamas, see on võib-olla siis minu üks suuremaid plusse kui see, et okei, mul on ikkagi koerad, aga nad on vabalt jalutavad, siis mulle meeldib väga lihtsalt kuulata, kuidas linnud laulavad, siis nagu vaatan puid ja siis mõtlen seal. no saad aru, et selline arvatavasti ei ole õigeid ega valesid selliseid nagu kohaloleku nagu tehnikaid, lihtsalt igaüks leiab ka arvatavasti selle enda oma, nagu ma aru saan, et muidugi. sina juhendad just seda nagu turvaliselt tegema seda meditatsiooni ja ma tean, et sa teed ka mingit, sa saad rääkida ise seda näiteks, mis asi see on, see Osho meditatsioon. Osho, jah. jah, ja No siis Osho lõi, jah, ei no küsi lõpuni, siis ma pärast ja, vastan. ja minu meelest, kui ma nüüd ei eksi, siis ma olen kuskil videol näinud, et sa teed ka seda juhendatud hingamist, sest ma nägin kuskil Mhm. mingit videot, kus see on üks asi, mida ma tahan elus proovida. et ma olen hästi palju head kuulnud nagu peale seda, et siis toimuvad tohutud protsessid nagu. nüüd räägi. Jaa, tõsi, et vaata, kunagi Osho nüüd elas, on ju 50 aastat tagasi kuskil ja tema ka raamatud olid niisugused esimesed enesearengu raamatud, mida mina lugema hakkasin. ja miks ta minuga just, ma tean, et paljudele ta ei meeldi, paljud ei saa aru, võib-olla ei mõista teda, aga minule kuidagi
jõudsid need kohe esimesest raamatust tema nagu noh, tema see maailma mõistmise viis nii kohale, et ma lugesin nagu justkui iseennast, aga ma nendel aegadel ei osanud veel ise neid asju niimoodi sõnastada nagu. Mhm. Et siis ma alles tegin esimesi samme, et täna ma juba, ma arvan, ma oskan paremini sõnastada ja ma ei olnud nagu neid nii põhjalikult läbi kogenud veel. vaata, inimese jaoks muutub kõik lihtsaks sellest hetkest, kui sa koged asjad läbi. Absoluutselt, jah. Eks, et niikaua kui sa ei ole kogenud, siis sa udutad, siis sa võid rääkida sellist nagu umbluud ja tihti ka noh, mitte et vähendades teadlasi, aga nagu tihti ka teadlased, kes on nagu justkui teooria tasandil ainult, onju, Mhm. siis nad võivad sulle rääkida nagu, küsid, et noh, mingi lihtsa küsimuse ja ta võib sulle praktiliselt 5 tundi rääkida nii, et sa ei saa mitte millestki aru. Mhm. Samamoodi poliitikud. Nõus. Poliitikud isegi ei tea, mida nad tahavad vastata või mis nende eesmärk üldse on. Ja siis küsid lihtsa küsimuse ja siis vastus on sihuke, räägid et hästi-hästi nagu laialt. tule eile meile ja sa ei saagi sealt vastust nagu. Ja. Aga samas see hetk, kui sa nagu ise hakkad kogema ja hakkad aru saama, ahah, ma saan aru nüüd, kuidas see töötab, mis ta inimesega teeb, kus see süsteem nagu, kuidas see süsteem meie sees üldse nagu töötab ja miks see vajalik on ja kuidas elu see loomine töötab ja kõik need asjad hakkavad sulle nagu kohale jõudma, sest sa oled ise neid kogenud. sellest hetkest muutub nii lihtsaks kõik. Ja inimese enda jaoks ka, et kes selle läbi kogeb, siis ta saab aru, et ongi lihtne, aga vaata, inimesed ei usu lihtsusesse. Ja. Ja. Lihtsalt sellepärast, et maailm peegeldab ikkagi seda, et võtkem seesama meie Tõde ja õigus, noh. See on samamoodi ju, et ei ole võimalik kergelt elada, peabki olema kogu aeg mingi jama su elus, sa pead kogu aeg kellegiga, vähemalt mingite inimestega sa pead seda vägikaigast vedama ja oma õigust tõestama ja ka samas natuke käru keerama, et siis sa oled ikka see õige eestlane ja nagu see on nagu tegelikult programm kõik nagu ja see on uskumus kõik, Nõus. sest me ei valigi tegelikult teistmoodi asju teha. Et su sees on küll see tunne nüüd, mis meid juhib sellesse, juhibki tunne, et ma no, nagu näitan, kui mul on nagu mingi viha sees, siis ma teen seda vihast ja kui mul on hirm, siis ma teen hirmus seda ja kui mul on kurbus, siis ma teen sellest kurbusest seda ja et mitte iseenda tundeid ära tunda ja mitte võtta vastutust, et selles loos nüüd midagi muuta. Ja samamoodi see Osho, need aktiivmeditatsioonid mõtles selleks need välja, sest et see resoneerub vaata nagu läbi tegevuse anda inimesele mingi tegevus, millest ta kõige raskem on välja tulla, on tegevusest välja tulla, ka mõttetegevusest. Mhm. Aga anna talle nüüd aktiivne tegevus, et ta unustaks korra nagu need mõtted ära ja et kui ta keskendub mingile näiteks, et hinga ja liigu ja vaatle ja siis sa nagu unustad justkui selle mõistuse korraks nagu ära ja kukud kehasse. See on Mhm. niisugune huvitav, vaata kui huvitav nüüd see väljend on, kukud kehasse. Ma sain selle eest sugeda nüüd suvel, olin Arvamusfestivalil ja siis mind kutsuti paneeli nagu jällegi psühholoogid, õppinud psühholoogid ja siis mina ja seal oli arst rootslane veel ja siis mulle öeldi, et kuule, mis sellist väljendit nagu kehasse kukkumine pole olemas, aga kes ütles, et ei ole? Mhm. Kes ütles, et ei ole olemas sellist sõna? Kes ütles? Nii. Ja Kus see, mis? kus see, kus see reegel tuleb või kust hakkab pihta see, et see on nii, see on jälle ju piiratud uskumus. Keegi ju pidi ka selle välja mõtlema, et sihukest sõna ei ole, ka see on ju piirang, ega see on reegel. Absoluutselt, kui sa ütlesid kukkuma kehasse, siis ma sain nagu kohe aru, ma arvan, et suur seltskond siin sellel kanalil saavad väga hästi sellest aru, sest meil on ikkagi väga palju nagu vaimsusega seotud podcast'i külalised ja ma ise ka ikkagi pigem nagu hoian seda vaimsuse tasakaalu siin. Aga väga hea, et vaata, see trigerdas kedagi. See sõna. Jaa, absoluutselt, sest nemad ju võitlevad ka kogu aeg sellega, et see ei ole nii lihtne, et sa pead ikkagi väga pikalt ennast ravima, sa pead väga pikalt olema kuskil nagu
hoolduses või all, kellegi all või ja nii edasi, et see ei käi Mhm. lihtsalt, on ju. See sinu tervenemine ei käi lihtsalt, aga seda on ju nii palju inimesed kogenud, et kui sa päriselt lõpuks, noh, eriti nagu just see, et mis siis kõige lihtsamini, kuidas inimesel need tervenemised toimuvad või valgustumised, ütleme, toimuvad sellises viimases nagu kohas, kus sa tunned, et sa ei jaksa enam nagu võidelda, sa ei jaksa enam nagu vastu võidelda kehaga ja mõistusega ja sa lõpuks nagu teedki läbi suremise protsessi, mis tegelikult on alistumine. Sa Mhm. lõdvestud, sa lõpuks lõdvestud, sa annad nagu, vaata, inimesed ütlevad, annad alla, vaid sa alistud. Mhm. Et Kõlab paremini. need inimesed ka, kes noh, vaata nagu mina ütleks, et seal kohas käib küll, on küll inimese hinge enda valik, aga kui sa seal kohas ka ei valiks näiteks surma läbi iseenda käe, vaid läheksid sellisesse seisundisse, et ma luban nüüd surra endal selles ebamugavuses, kus ma praegu olen ja lihtsalt viskan pikali ja suren sedasi. No kõlab Vot uhkelt, ma ja ütleksin. no vot, aga vaata, kusjuures minu arust võtavad inimesed palju ebamugavama koha, minnes ise näiteks enda vastu ja see ei ole kõige mugavam nagu tee. Mhm. aga kuku siis sellesse surma nagu nii, et sa ei teegi midagi, et suregi ära, luba endal surra praegu niimoodi, nagu sa selles jamas oled, sest see tunne ongi see on nagu huvitav koht, et see tunne on sinu sees selline, et kui nii jätkub, siis ma suren ära ja tegelikult siis sa lähed ja teed ise endale surma ära. Mhm. see on nii absurdne nagu. Kusjuures ja vaata, siin jälle tuleb mul kohe meelde see, et kui palju on tegelikult, ma arvan, et on, ma pole seda üldse uurinud, aga armastuse pärast, sa ütlesid, üks kõige klassikalisem näide on ju, sa siin meie video alguses üldse hakkasid seda rääkima. klassikaline näide siis ka esimesed sellised lahkuminekud, oled seal olnud võib-olla 5, 7, 10, 11 aastat koos ja korraga põmm, kaob ära, on ju see asi. Siis sa ju praktiliselt Mhm. sured nuttes ära või nutad nii, et nagu arvad, et nüüd ongi kõik nagu film sai läbi, aga Tõsi. tegelikult on see nagu mingi tohutu restart, et vaadake, noh, me oleme juba suht vanuses inimesed, et mina olen ise elanud läbi 3 lahutust, ma ei tea, palju sina, et see pole see koht muidugi, kus nüüd nagu uhkustada tahab, sest tegelikult ütleme ka sellised mingid konkreetsed koostööpartneritega suhted, mis lähevad nagu lahku või laiali nii, nagu sa ei olnud planeerinud, siis see on ka ju lõpuks see, et mis paneb ju täiega nagu põlvili ja nutma ja mõtled, et kurja, mis asi see nüüd oli, et nagu panustasid ju kõik. ja ma ütleks ka, et tegelikult me ju elame just neid selliseid hingelisi, justkui nagu suremishetki ikka päris palju ära, et aga kas me nagu saame sealt iseendast aru ja tuleme välja nagu sellest. No ma isegi ei oska siit nagu jätkata, et vaata, sa ütlesid ka nii kihvtilt, et see universum annab ju tegelikult meile kogu aeg märke, et ta annab sulle mingi flow tunde, kui sa lähed õigel teel ja võib-olla ta annab sind, lükkab just sellepärast, et sa pead seda kogemust saama, võib-olla selle lõpp ei olegi nii maitsev, aga sa pead selle nagu protsessi läbi käima enda sees. ja me oleme Tõsi. kogu aeg nagu sellised nagu tõugatavad. sa lihtsalt, Tiit, saad aru, oma jutuga paned niimoodi nagu mu sees mingit jutte rääkima, et noh, ma olen ju ka 16:03 on ju, aga no muidugi. sellest me võime rääkida nagu pikalt, aga ma tahan siiski nüüd nagu tulla sinna kehasse kukkumisse. ma jätan kohe nüüd tahtlikult selle jutu nüüd pooleli, et ma saan kuskil mingis videos jätkata. aga see, tõepoolest, mina ei ole arvatavasti nii hästi nüüd kogenud seda nagu kehasse kukkumist, ütleme, kui ainult, kui nüüd käisin Pärnus, siis spa-hoolitsust sain ja tõesti lasingi lihtsalt 3 päeva endaga teha, et kõik hoolitsused, mis olid, ma lihtsalt võtsin täiega relax'i. Et aga see, et mida see meditatsiooniga, ikkagi ma tahan tulla sinna, mis neid videoklippe ma olen näinud, mida sa oled meedias lasknud seal ka Mhm. erinevaid, siis see on lihtsalt meeletu, meeletu asi, mida sa teed, need inimesed tulevad su juurde ja kuidas sa seda teed, kus kohas sa seda teed, kas selleks on vaja kuskil kohal olla, kas kuskil ruumis teed, sinu juurde tullakse või te saate kokku Eestimaal, muul maal ja kas online'is ka teed, näiteks mina elan Soomes, on ju, aga ma tean, et paljud minu vaatajaskonnast elavad ka erinevates maades. et said aru, Mhm. mis ma nagu küsin nüüd, jah? ja ma ei ole nüüd online'is teinud, sellepärast et vaata online'is tekibki see koht, kus
üsna tihti need meditatsioonid ju tegelikult, kui eriti kui grupis teha, ta tegelikult hakkab sul hästi tugevalt peegeldama ka äh, seda kõike, mis võib-olla ongi sinu jaoks ebamugav ja mis ongi võib-olla sinu ajule nagu selles suhtes tundubki ebanormaalne, isegi võiks öelda. mm, et mind ju samamoodi tänu sellele, et ma julgen näidata välja seda, et minu sees on viha, minu sees on agressiivsust, minu sees on mingit protesti, minu sees on kurbust, minu sees on allasurutud rõõmu ja veel palju erinevaid tundeid. Ja kui ma seda väljendan ja näitan julgelt välja, siis kõik ütlevad, et sa oled hull. mhm, Ja mina ütleksin, aga öelge, kes ei ole hull, et lihtsalt küsimus on, kas ma teadvustan enda sees seda hullumeelsust ja olen teadlik sellest ja järgmine või ma ootan, eiran seda ja järgmine etapp on see, kui juba see hullumeelsus võtab mu üle ja ma ei suuda enam sellest teadlik olla ja siis sa oled hullaris. Või mhm, siis sa oled väga suurte keemiliste tablettide all, mis kuidagi natukenegi üritavad sinu seda hullumeelsust hoida vaos, et sa päris hullumajja ei satuks nagu. mhm, Et parem olla teadlik hull kui mitteteadlik hull, sest mitteteadlik hull teebki tegusid ja tekitabki olukordi endast väljapool inimestele iseenda teadmata, et ta see on ju. mhm, Ja nullvastutusega selle eest, et ma seda tegin. mhm, Kas see on parem siis kui see, et ma tulen kokku ruumi, kus me nüüd lubame endalt olla teadlikult hullud nii jutumärkides ja mhm, lasemegi endast välja selle, mis siis, mis siis üles tuleb läbi niisuguse intensiivse hingamise, mis toob kõik nähtavaks, on ju. Ja lase siis välja see ja ava oma energiakanalid uuesti, sest et su energia ei liigu, kui sa hakkad nagu siit Vaagna piirkonnast häält julgelt välja tooma, kui sa hakkad nagu enda sees ütlema jah elule või nagu julged ka jälle nagu hääle tuua välja, sest me isegi ei märka, et meie hääl on muutunud nii vaoshoituks mhm, tihti, et me nagu ise nagu tunneme, et me nagu ülivaikselt, et jumala eest, et keegi ei näeks, et mu hääletoon tõuseks või et me oleme nii kontrollivaks läinud. mhm, Kuni selleni välja, et noh, mehed ja naised mõlemad nagu, mis kõige, ka seksi ajal nagu ei tehta enam häält ja või kui ma olen väsinud või kui ma tunnen ennast raskelt, ma ei julge isegi välja ohata endast enam. oi, täna on, ma ei julge isegi seda teha. Ma kontrollin isegi selle ära. Ja no vaata nüüd ja no täiesti kõik need nõus. sihuke hingamine on ju ka see, mis tegelikult paneb su süsteemi liikuma, mis paneb su energia uuesti liikuma ja hingamine lõdvestab ja hingamine toob su kohale, toob kehasse, sest see ongi sild sinu mõistuse ja keha ja hinge vahel nagu, et ongi hingamine, ega hingamine, selline sõna juba hingamine on ju sõna seotud hingega. hingamine, hing on üks tüvi ju. Mhm, on jah, hinga. hingan hinge lahti, võiks öelda isegi. Et see, Mhm, mida mu hing tunneb minu kehas elades, see on kõige, seda me kõige rohkem tegelikult taga ju ajamegi hingerahu, võiks öelda, et mu hing oleks rahul selles kehas elades. täitsa nõus. mitte midagi muud, et täna kuskil hommikul ma vaatasin ka mingit kuskilt videot, et justkui, et me hästi tihti ütleme, me otsime õnne taga või me otsime midagi muud taga, aga tegelikult kõige sügavamal tasandil me otsime rahu taga. Mhm, Sest kui sa oled rahus, siis sul on ka kõik muu olemas. täiesti nõus ja tegelikult see rahu peabki tulema ju ka iseendast. sest kui sa ei ole ju rahul muidugi. iseendaga, siis ju see ümbritsev kõik meie ümber ju näitab seda, isegi koerad on närvilised, jauguvad kogu aeg. aga kui sa oled ise rahulik, siis koerad on ka rahulikud. Ja mul, noh, ma ütlen, vahest ongi niimoodi, et mõni klient on noh, nii tugevalt tajun, et ma lihtsalt tajun tema energiast, et noh, tal ei püsi käed paigal, tal ei püsi pea paigal, tal ei püsi silmad paigal, ta nagu pilk uitab, ta keha nagu sa näed, et nagu
noh, seal on nii palju ärevust sees, aga tema on ära harjunud sellega, tema jaoks normaalsus. Mhm, Minu jaoks on nii, et ma olen esimese 10 minutiga, sest ma olen samas väljas ju sees. Ma mhm. pean enda keset hoidma, sest kui ma laseks enda keskmest ka nagu ja läheks kaasa tema nagu närvilisuseks, siis me suure tõenäosusega ei tuleks sellest teraapiast mitte midagi välja, sest ma lasen üle võtta ja ma hakkan, muud tunnen, et vau, et mis toimub siin ruumis praegu, on ju. Et tihti on ka selliseid asju, et miks meil on vaja iseendaga ka, eriti kui me teistega tööd teeme, et jõuda sellesse oma rahupunkti või keskmesse ja jääda vaatlejaks. Sest et ega selle, noh, ma korra põrkan nagu selle teema peale ka, et eriti kui me aitame kedagi, siis me algust tahaks nagu hullult päästma hakata ja et võtma seda vastutust endale, et mina päästan sinu ära, mina teen sinu eest ära töö, ära muretse, mina juhin sind, ma ei tea, heasse kohta. aga sa jäädki seda tegema, kui teine inimene nagu seal kohas ise vastutust ei võta, siis ta näebki, et näeb, nii mugav on, keegi ikkagi talutab mind kogu aeg, aga ma ise ei pea midagi tegema, ma ise ei pea nagu neid samme tegema, ise ei pea ebamugavust tundma. tema tunneb minu eest ebamugavuse ka ära. Nõus. See ei tööta, see ei tööta niimoodi. me alguses arvame, ma olen selle ka ämbri läbi kolistanud, alguses arvasin, et ikkagi tahaks ju, et inimesed tunneks ennast hästi, see on nii hea tunne, kui näha, kui minu ümber inimesed tunnevad ennast hästi, see on nii äge tunne nagu. Ma tean seda aga ma, tunnet. on ju, ja me tahaks päästa, me tahaks nii hullult päästa alguses kõiki ja kohe, kui sa selle ise saad pihta, siis sa kukudki kohe jooksma ja päästma ja mina tean ja ma aitan teid kõik nüüd õigesse kohta, aga varsti saad aru, et ise põled täiega läbi ja edasiminekut ei ole, sest võtad enda peale kõikide teiste hingede töö, on ju, aga Mhm. töö käib ikkagi individuaalselt ja nii nagu sa ütlesid, ka need suhted ju, et lõpuks me saame ka seal aru, et me tegelikult, ma arvan, kõige puhtam koht, jah, suhtes olles me kõige rohkem peegeldame tegelikult üksteisele oma kõige ebamugavamaid kohti, on ju, Mhm. et millega võiks tegeleda, ja lõpuks ka, mis juhtub hästi tihti suhetes, on see, et me kasvame nii kokku, et me ei saagi enam aru, et kes olen mina ja kes on tema ja mis on minu mõtted, mis on tema mõtted, mis on minu tunded, mis on tema tunded, sest kõik tundub üks suur kompott nagu. Sest et me ei julge ka suhtes nagu valida iseennast ja valida oma aega ja julgeda öelda välja, et ma vajan iseenda aega, ma vajan üksi kuskile minemist, sest et siis me kardame, et teine solvub, kui me Mhm. iseennast valime. ja siis on jälle nädal aega tumm film või siis on suur tüli või siis on kättemaks või mida iganes. aga kõige suurem kättemaks iseendale on see varem või hiljem, kui sa seda ei tee nagu. On ju, et see on vajalik aeg ja eks need lahkuminekud tihti on ka need vahepeatuse kohad, et kas nüüd said aru või tegid õppetunni ära või Osho oma raamatus ütles just väga nagu hästi ja tabavalt, mis veel arusaamatuks jäi. Mhm. et kui tuleb see lahkuminek nagu. Ja siis samas ma mitte kellelegi seda ei propageeri, et ma võtan mütsi maha, kes on tõesti elanud seal just, 27 aastat ja see on lihtsalt minu õppetunnid ongi olnud ja ma olen kõigile nagu elukaaslastele ikkagi väga tänulik, et nad on minusugust sindrinahka vastu pidanud, et ma ei ole mingi lihtne 16:03. Oled, Tiit, nõus sellega? no Need muidugi, naksitrallid. absoluutselt, et selles mõttes ka ja see ongi, ma arvan, et ega tihti kõige rohkem trigerdavadki need inimesed, kes julgevad olla hingelt vabad nagu. Mm. ma mõtlen just hingelt nagu ja see on väga trigerdav nagu väga paljudele, et ei pruugi üldse suhteteemad olla, vaid ka ühiskonnas. ega mina trigerdan väga-väga paljusid inimesi, eriti pinges mehi trigerdan mina väga palju, sest ma Ma saan, usun. no mitte tihti, aga saan, mul piisab profiilipildi vaatamisest ja ma saan aru, kus see mees tegelikult omadega on ju. piisab tema lihtsalt profiili korraks pilk peale ja ma saan aru, kus ta tegelikult omadega on nagu. ja need tüübid panevad mulle ikka sellist nagu
jamasin nagu sõnumitena, et noh, kes ma olen, on ju, ja et Mhm. mul on kõige mõttetum ja sitakott nagu ja sitajunn isegi on tulnud ja. aga see tuleb harva, aga ma saadan, vaata, tead, mis alati aitab või? ma saadan neile südame vastu ja siis on vaikus kohe, jaa. sest kusjuures see viib nad väga pingesse. see on kusjuures nii lahe, sina mehena räägid seda, mina siin täitsa avalikult ka oma ühes videos seda rääkisin, et mulle öeldi, et ma olen rahaahne ja see trigerdas mind, sest see ei ole esimene ega loodame, et see oli see ei olnud esimene sõnum, aga ma loodan, et see oli viimane kord. Et ütleme siis niimoodi, aga mul on nii kahju nendest inimestest, sest mina elan Mhm. selle üle, sest ma ju tegelikult tunnen iseennast, ma olen endaga väga palju tööd teinud, seal, kus ma olen ja ma tean, et mu tööpõld on väga suur ees. aga sa ütlesid väga hästi just, et tõid selle ära, et piisab profiilist vaadata, minul piisab ka, kui ma näeksin numbreid, aga samas ma arvan, et isegi kas olla nüüd enesearengu teel või numeroloogia teel, kui sa enam-vähem ikkagi juba oled endast sotti aru saanud, siis sul piisab olla natukene inimesega nagu samas energiaväljas. või siis, kui sa vaatad pilti, sa saad juba mingitest asjadest aru, et juba aastad teevad ka oma kogemustega oma töö. aga Tiit, ole nii hea ja räägi, me oleme tund aega juba rääkinud, et sa nüüd teaksid, kui sa nüüd kella juhuslikult ei ahsoo, vaata. jah, Jaa, meil oli väike kokkulepe enne seda videot, ma tahaksin ikkagi väga, et sa nüüd räägiksid meile seda, et kus me sinuga kokku saaksime, kui me nüüd tahaksime seda teha ja tegelikult ma saan aru, et meil kõigil oleks vaja seda juhendatud hingamist, mm vähemalt ma soovitan kõigil vaadata siis mina ei tea, kus ma sind vaatasin, aga ma fännan sind erinevates kohtades. Facebookis, -hmm. Instagrami mees, naine ma ei ole, aga Facebookis okei raudselt, aga kus sinu kohta näeb informatsiooni, kes sooviks nüüd saada sinuga kontakti, mida sa inimestele pakud, kuidas sa aitad inimesi, et mida, sa saad aru, mida ma nüüd küsin, eks ju, et kuidas ja, sinuga ja kontaktis saab olla? mul on nüüd niimoodi, et mul ongi järgmine nädal nüüd 2 viimast tundi siin Eestimaa peal, kuna ma talveti tavaliselt alates jaanuarist kuni märtsi keskpaigani käingi laagreid tegemas siis väljapool Eestit ja sinna tulevadki Eestist inimesed siis, kes soovivadki teha siukse võib-olla mm, 2 nädalase siis enesearengu programmi läbi, kus siis me teemegi kõike seda, millest me täna rääkinud oleme, teeme jogat, teeme kehatunnetuse õppimist, teeme aktiivseid meditatsioone, teeme hingamisi, teeme juhitud meditatsioone ja ma neid laagreid teen oma armsa elukaaslase Kerliga koos, et olekski see nais-mees energia veel nagu hästi tasakaalus ja tema samamoodi tegeleb igapäevases elus inimeste emotsioonide vabastamisega, juhib neid lihtsalt hästi ühendusse sellise kehatunnetuse kaudu oma kõige suurematesse triggeritesse ja siis me seda kõike, mis seal hakkab üles tulema, kohe ka lahendame. see ongi Mm, nagu huvitav, et läbi aastate on ka see formaat meil kogu aeg nagu kasvanud uude ja uude formaati, sellepärast et elu kogu aeg nagu näitab sulle ette ka, et seda teed, veel ehedamaks, veel julgemaks, veel maskivabamaks need meie grupid teha, et need ei olegi väga suured, need on sihuke 12, maks 14 inimest, on ju, mhm, et mis siis aitabki hoida ka sellise hästi intiimsena ja lubab igalühel jääda iseendaks, kui tal, sest paratamatult sellise sisemise tööga hakkavad asjad liikuma ja siis tulevad asjad nähtavaks ja siis kõige tähtsam ongi, et sa kohe saad lahenduse nagu sinna. mhm, mhm, Ega ei ole niimoodi, et kui kellelgi nüüd on mingi teema üleval, et see on ainult tema teema, see ei ole kunagi nii. See on mhm. See on kõigiga seotud ja. kõiki inimesi puudutab see vähemal või sügavamal moel ja lihtsalt tee siis kuskil kihtides on anyway igas ühes seda teemat veel sees, nii et siis on hea kõikidel korraga teha ja just lubada endal jäädagi haavatavaks ja võiks öelda siis nagu ehedaks selles oma nagu hapras ja hõredas kohas on ju, kui see tuleb nähtavaks, nii et see tervendab, aga muidu ma veel järgmine nädal teen Tao keskuses, et Tao keskuse kodulehelt leiab taokeskus.eu või siis panna follow ma, et see enesearengu teejuht Tiit Trofimov panna follow ma või minu eraisiku nime alt Tiit Trofimov panna ennast follow ma. kuna mul seal on kõik see Facebooki lubatud piir on täis,
ja nad ei anna juurde lihtsalt nagu nende inimeste vastuvõtmist, siis peab lihtsalt follow ma praegu, sinna ma panen ka tunde ülesse. nii et teisipäeval kell 2 ma veel selle panen nüüd kohe täna veel üles, selle hingamistundi ei ole veel üleval. Teisipäeviti kell 7 tähendab, me Tao keskuses teeme vabastava hingamise ja see on nüüd just sellel aastal viimane hingamistund. ja neljapäeval kell 7 teen yin-jooga tunni, kus siis ongi see kõige parem nagu enesevaatluse tund läbi niisuguste pehmete venituste kehasse, et mis hakkab avama su tundeid, emotsioone, energiat ja pärast tundi sa tunned, kui zen sa tegelikult oled. ja okei. sa märkad ka, kui palju jäikust on meie kehades lihtsalt ja milliseid tundeid hakkab tooma see ülesse, kui sa natukenegi lubad oma keha seal sellesse piiri sisse, kus hakkab nagu nõksakene nagu tunne, et hakkab ebamugav, aga samas see on nagu mugav ka ja tunned, et ühtepidi tirib sind selle heaolu poole ja teistpidi tirib nagu sinna, et oi, ma üldse ei tahaks sinna minna nagu. aga jäädes kohale, hakkab see vabanema. Mhm. et need on nüüd, aga jah, nendest reisidest on nüüd nii, et 6. kuni 18. jaanuar on siis Sri Lanka väereis ja 9. kuni 23. veebruar Filipiinidel. Mhm. ja me ise samamoodi otsime iga aasta ka niisuguseid uusi toredaid kohti, et ka seal kõige taustal natukene ka kogeda, tajuda seda kohalikku olemiskultuuri ja ehedust, just kõige tähtsam, et ei ole sihuke kultuurireis, vaid pigem seda kohalikku eluolu endasse ammutada läbi lihtsalt ringi sõitmise, olemise, vaatluste ja siduda kuidagi see pool ka nagu sellesse laagrisse ära, et oleks mõnusa tempoga parasjagu kõike ja et oleks ka parasjagu seda enese integreerimise, iseendaga olemise aega nagu. Mhm. väga uhkelt kõlab, aga selle info saab siis ka seal sinu Facebooki lehe pealt, nagu ma aru saan, eks, ja, paned kõik ülesse ja, mm. -hmm. ja just ja taokeskus.eu on ka tunni plaanis seal täitsa olemas, nii ja sinna et retriit sellised asjad. ja tahtsin küsida, et sinna nagu see, mis sa ütlesid, et nüüd teisipäeval kell 7 oli see kokkusaamine, eks ju? jah, jah, just. et kas sinna on veel vaba ruumi, et või vabu kohti, et saab sinna ja minna? kuna ma ei ole, mu oma see, et ma jälle usaldan nii palju elu, ma ei ole jõudnud, ega see ei ole endale, mida rohkem tead, hakkad seda iseendasse ka nagu seda rahu tekitama, sest nii raske on neid Facebooki ja igasuguseid asju, neid ülespanemisi oo, ma tean. ja et noh, ometi samas tahaks nagu jagada seda kõikide ägedate inimeste nagu väljaütlemisi ja tarkusi, sest vahest on ka see paljude jaoks ikka esimene nurgakivi, et tal tekkis mingi sügav taipamine nagu on ju enda sees, et ma noh, just soovitan kuulata, aga ma olen nüüd teinud juba 3 aastat ja täpselt ka niimoodi tunnetuse põhjal, et ma ei ole võtnud nagu seda selliseks eesmärgiks, et ma pean nagu kütma neid podcast'e nagu siin kuus mingi 3 tükki ja siis mul tekib pinge, et kui mul ei ole mingit inimest ja siis ma hakkan nagu suvaliselt tead otsima ja et jälle midagi ära teha, sest ma nagu olen võtnud mingisuguse jäiga suhtumisega selles osas, sest ma olen selle hästi vabaks lasknud ja kui tekkis elus siuksed kohad, et jälle on õige tunne teha, siis ma teen Mhm. ja siis noh, keset elu podcast on üks sihuke asi, kus ma olen ka nagu hästi proovinud nendel rohkem sügavamatel teemadel peatuda ja mitte lihtsalt, et juttu ajada, vaid et tekiks hästi sügavaid taipamisi ja võib-olla juhtnööre ja Hingetee podcastis hiljuti ma rääkisin oma elukaaslase Kerliga koos väga-väga olulise podcasti suhete teemal just ja Alar Ojastuga nüüd hiljuti tuli just välja eh, ratsionaalne emotsionaalsus töökohtades ja töökeskkonnas just, et kui oluline see kõik meie enda jaoks on, et nüüd jõudeski selleni, et kui sa ise jõuad heasse kohta, siis hakkab sind ümbritsev väli ka muutuma paremaks. sinu absoluutselt, jah. töökeskkond, sinu situatsioonid, sinu olukorrad igapäevaelus, sinu rahavoog, kõik hakkab palju vabamaks muutuma. ja see on jälle, et mõistus ei usu seda, sest kõik Mhm. tundub ikkagi, et väljapoolt sissepoole peab ennem muutuma ja siis võib-olla hakkan mina muutuma, aga võtke see
päriselt see otsus vastu, et seestpoolt väljapoole käivad asjad. ja veel siia juurde tahaks öelda ka kindlasti, et 27, mis on üks nagu ka nüüd juba 6 aastat olnud see üks sihuke koht, kus ma nagu, miks ma seda üldse teen, ma ei tee enam nii palju kui vanasti, aga see on üks pidu võib-olla, kus tullagi ja panna proovile, et kui vaba ma tegelikult julgen olla ja kui vabaks ma ennast luban, on ekstaatiline tants. Mhm. Ja 27. detsember siis Kernu mõisas, ei, sorry, mitte Kernu mõisas, vaid Saku mõisas, Saku mõisas Okei. toimub pidu, ekstaatiline tants ja Eesti minu arust ühe kõige ägedama ekstaatilise DJ-ga Rain Tungeriga. Ja see on see pidu, kus sa 2 siis pool tundi saad tunnetada, kui vabaks sa iseennast lubad, kui palju, kui suur politsei sa iseendale oled ja, ja kui palju piiranguid sa iseendale peale paned või lased minna, naudid ja otsustad täiega nautida pidu ja Mm. mitte mõelda, et mis teised arvavad, vaid tunda ennast täpselt sellisena, nagu sa soovid ja äratada uuesti üles see lapsemeelsus ja see kergus ja see rõõm ja see ilma filtriteta elu, et ma olen täpselt selline, nagu mu sisetunne ütleb praegu, et mul on mõnus olla. see on, On ju? see on mega võimas selles, et ausalt öeldes ma ütlen päriselt, et ma olen ikka vaadanud niimoodi, et selline nagu see, kui võimas see võib olla, mitte ei või olla, aga see on, need sinu, need tantsuüritused, tahtsin ütelda, Mhm. need õhtud, Mhm. seepärast et see on arvatavasti ka, see on nagu meditatsiooniüritus. See, no ma Ja. arvan ise isiklikult, sellepärast et kui inimene saabki selle oma väikse lapse enda sees välja, nii nagu ma ütlen ka paljudele oma klientidele, et sa pead lihtsalt olema loovam, aga mida see tähendab, kui sa hommikul teed hommikusööki, pane need puusad nõksuma seal juba raadiosaatel, kes sul keelab? Hirm on see, et äkki mees tuleb sealt külmkapi tagant välja, las ta tuleb, lihtsalt nõksuta, võta mehe kratist kinni ja tantsige koos üks pisikene väike tants. et see on nii vahva, mida sa teed. ma muidugi tahaks nii palju jälle juurde rääkida, aga ma räägin pärast oma mingites videotes kõigi teistega, et kallid mehed-naised, kes te praegu kuulate, palun jagage ka neid tundeid, mis teil tulid. kas teil tuli ka mingi selline, et "Oh, nüüd tahaks täiendada hullult Tiidu juttu või olete käinud äkki nendel ekstaatilistel tantsudel? Oli see ekstaatiline tants, jah? Ja just ekstaatiline tants, et ja mis on nagu kõige vaata huvitavam koht, et ma arvan, et kõige rohkem hakkab inimene vananema siis, kui ta iseendale hakkab rääkima seda lugu, et ma olen vana Mhm, ja mis nüüd enam. mhm. Pole ju mõtet, pole mingit perspektiivi siin enam ja tiksun nüüd. Kõige huvitavam, ma märkan seda, 40-aastased inimesed hakkavad sellist juttu juba ajama. Ja ise ma mõtlen, et tegelikult ka või? päriselt või? No päriselt ja see number, vaata, see ongi see huvitav, et see number läheb kogu aeg allapoole, sest inimesed väsivadki ära emotsionaalselt. Mhm. Nad oma kiirustamise ja ülerabelemisega lihtsalt elavad ennast nii sõlme ära ja siis Usun. tundubki nagu nii väljapääsmatu, sest noh, need tunded on nii alla surutud ja sust tekibki sihuke nagu tuim olend ja siis sa hakkadki niimoodi nagu mõtlema ja tundma ja et mis nüüd enam ja mõttetu tundub see kõik ja siin polegi nagu mingit ilusat asja enam, sest kõik on tehtud juba 35-aastaselt, ebareaalne lihtsalt on ju. aga ma arvan, et kõige rohkem peegeldabki inimese olemust, et ega me keha nagunii ju, ega see on nagu noh ka, et üks asi ja see on ka uskumus, et inimesed siis elavadki, ma ei tea, võtame siin keskmiselt 65 kuni 100 eluaastat, et see ongi nagu norm ja see on jälle programm. Mhm. Me usume, et nii on. See on jälle programm, et kirjuta see kood ümber, pane see numeroloogia teistmoodi tööle ja küsimus on lihtsalt, loomulikult sa ei tahagi elada, kui sul pole perspektiivi ja sa hakkad ootama, et saaks juba minna, siis Mhm. ma saan aru ja siis sa lähedki. aga nüüd, mida kõige rohkem inimese vanust või vanust, inimesel ei olegi vanust olemas, sest see hingekogemus on kõik sinu silmades. Mhm. Vaata inimese silmades, seal on kõik need kogetud elud sees, kui sa vaatad ja nüüd on küsimus, kas see elu, milles sa praegu elad, kas selles on ka
elurõõmu, kas siin on hoopis silmades väsimus, tuhm, hall või siin on see kirg ja rõõm ja usaldus ja uudishimu sees. isegi kui sa oled 60-aastane, on sul uudishimu sees kindlasti, endiselt, on ju. kindlasti. et eks see ongi see kõige suurem võib-olla õppetund, et kui me sünnime lastena, siis me hakkame, sa ei saa muidu teadlikuks saada, sul on vaja need ämbrid läbi kolistada, sest sa muidu ei tea, mis on teadlikkus, kui sulle kohe teadlikkus anda. Jaa, loomulikult, Sünnime. nõus. Ja nüüd sa pead vahepeal käima seal ära, et nagu justkui ka minema sellisesse halli alasse ja nüüd tuled sealt hallist alast jälle välja tagasi ja jõuad sinna lapse kergusesse jälle tagasi, vot siis sa oled teinud õppetunni ära, et su sees on see lapselik elurõõm, mis siis, et sa oled 60, 70, 80 aastane. Võtke kõige parem näide minu arust, Kihnu Virve. Vaata, kui elutervelt ta elas ja tas oli kogu aeg uudishimu, hüpata ka sihukeses vanuses langevarjuga veel alla ja lihtsalt minna ja kogeda, kogu aeg kogeda ja mitte mingeid äärmusi. Kui vaja kellegiga pits viina võtta, siis ma võtan selle pits viina. Ja kui vaja kellegi tantsida, siis ma tantsin ja kui lollusi anekdoote vaja rääkida, siis ma räägin neid anekdoote ilma häbenemata, et seal pole mingit tsensuuri, mida iganes, noh. Oi, jaa, nüüd ma olen nii vana, nüüd ma olen nii tähtis, nüüd ma olen sellises töökohas, et nüüd ma ei saa enam lubada endale vabalt olemist nagu. Come on. ma olen ka sinuga täiesti samal meelel selles suhtes, et ma kujutan ette, et osad nendest inimestest või teist nüüd kallikesed, kes te olete siin teisel pool, vaatate mind ja Tiitu ja siis mõtlete, no mis teil viga, et teil on ju elu nii lihtne, aga me oleme kõik need ämbrid läbi käinud ja meil on arvatavasti veel mingeid selliseid armsakesi veel ootamas selleks, et ainult, et me saaksime jälle tugevamaks ja iseendaga nagu selles suhtes jälle väike proovikivi nagu läbi käia. aga teil on kõigil täpselt needsamad võimalused, sellepärast et ma soovitan ühte harjutust alati inimestele teha ja sa ütlesid praegu nii kihvtilt, et meie silmades on see meie eelmiste elude kogemused sees. ja see üks kõige lihtsam harjutus, mis mind on aidanud siia iseenda juurde, on see, et kui harva me armastame ennast vaadata või kui tihti me vaatame ennast peeglist. ja selline harjutus, mida ma siis oma klientidele ja parajasti oma sõbrannade juurde, sõbrannadele ja sõpradele üldse soovitan, hakka oma silmast pihta, saa endaga tuttavaks läbi peegli või peegli abil oma silmaga või silmadega ja hakka niimoodi jupp jupi kaupa rohkem endaga niimoodi tuttavaks saama. sinul võib-olla omad tehnikad, aga see silm praegu väga nagu kõnetas mind, seepärast et siin on nii palju informatsiooni ja see, et mida me tegelikult kardame väga pikalt, on see, et me kardame endale otsa vaadata. aga me oleme hommikust Mm. õhtuni endaga koos. minu meelest on eriti Just. chill, kui sa lähed kähku magama selleks, et kähku hommikul üles ärgata, et sa saaksid jälle endaga koos olla. et see on üks kõige Ja megavamaid tundeid. üks veel hästi võib-olla hea lause just eile üks sõber ütles, et minu arust jällegi nii geniaalne lause, mis peaksigi iga päev inimene iseendale ütlema, et kuidas ma saaksin ennast kiirustada aeglustuma ahah, või kuidas ma saaksin kiirustades aeglustuma. väga huvitav nagu väga kuidas ma saaksin huvitav. kiiremini, ei, see oli nii, kuidas ma saaksin kiiremini, veel kiiremini aeglustuda. no vot, Et kui sa kogu aeg tunned, et mul on kiire, sellel hetkel mõtle see lausele, kui mul on tunnen, et ma jälle nagu aega on vähe, ma ei jõua, ma nagu tunnen, et see päev on liiga lühike, siis tuleta see lause meelde. kuidas ma saan Kuidas ma saaksin kiirustada? kiiremini aeglustuda? ja ma pean ka selle üles kirjutama. kuule, kallis Tiit ja kallis Jaa, Merike, äkki nüüd tõmbame kokku ja teate teie, kes te nüüd olete otsast lõpuni meid kuulanud ja isegi kui sa kuulasid natukene otsast, keskelt ja lõpust, siis kommenteeri, mis tunded tulid. ja, ja sa võid kirjutada siis igasuguseid asju. Tiit on lubanud tulla ka kommenteerima, südameid panema. aitäh sulle, kallis kas meil Tiit. tuli mõni küsimus ka või? Võiks ühele võib-olla vaata, kas mina ja, ei näe aga me ei küsimusi. ole reaalajas, Tiit, me ei ole reaalajas. Okei. väga Siis on nii, vabanda. ja ei siis on ole nii. midagi. me saime ainult kahekesi lobiseda, kujutad ette, milline õnn, jah? Oh, vau, okei. Vau! aga ikkagi aitäh sulle, kallis Tiit, et kuidas, oota, kuidas see oli,
kuidas aeglasemini, ei, kuidas kiiremini aeglustuda. kuidas kiiremini aeglustada. Okei, kuidas kiiremini aeglustada, ma kirjutan selle ülesse. Aga tšau teile kõigile ja aitäh, Tiit, veel kord. Aitüma, kõike head, ilusat pühapäeva jätku. Tšauka. Aitäh, tšau.